Tšauki, tšau! Nonii, ja me oleme ikka tagasi. Ei saa meist lahti, kes on õnnelik, et jumala eest, et meil õpetaja, kes on nagu, issa, mida te teete, lõpetage ära juba nagu. Ja, ikka veel. Ja me oleme kolmekesi ka tagasi. Ja just, me oleme kolmekesi tagasi. Bella ei ole skriptist välja kirjutatud. Ei ole. Aga Bella, äkki sa siis räägid, miks sa ära olid? Ja. No põhimõtteliselt täpselt päev ennem, kui me hakkasime filmima. Ei, või oli samal päeval. Ma sain teada, et mu vanaisa suri ära ja sellepärast mind ei olnud ka nüüd üle-eelmises episoodis, sest mul oli vaja natuke aega iseendale ja ma ei oleks suutnud siin naeratada ja rääkida ja olla nagu heas tujus. Muidugi, see on arusaadav. Ja siis nüüd laupäeval olid ka matused. Seega, vot nii. Ei arusaadav ja selles suhtes, et me ei saa Bellal olla, et raisk või ennast kohale, et nagu me muidu ei tee suga rohkem nagu podcast'e, kui sa ei tule. No ma oleks saanud siin olla, aga ma lihtsalt ei oleks nagu jaksanud mingi naeratada ja väga kaasa rääkida, seega must ei olnud kasu siin väga tegelt. Selles suhtes Bella oli ikka meil abiks, et ta ei olnud nagu siin koha peal nende ise, siis tema ikkagi aitas meil nagu nende tehniliste asjadega tegeleda, et tegeles sellega, et kõik asjad saaks ülesse ja oli ikkagi olemas, nii et seal tagataustal ta ikka oli selles suhtes tehniliselt. Toimetas. Vot, mis siis veel? Nüüd mina saan normaalselt rääkida, mu keel on ära paranenud, finalisse ma kuulasin tagantjärgi neid episoode, ma olin nagu Jesus Christ, sul üldse midagi suust välja tuli nagu või? Võib ikka susistada. No see oli nii jube, aga nüüd ma panin Bella kuradi plumping mingit seda huuleseeriumit peale ja mu suu on kuradi ahvi perse reaalselt. Jube õudne on. Väga kena. Ei, ilusad on küll, aga jõlera vastikult kipitavad nagu. Eriti kui ta suhu läheb, siis ta on jube vastik. Ja, on küll ja mul oleks keel kipitama. Vastik on. Muidu on kena. Ma tänan. Nüüd ei ole enam seda tunnet, ma tahaks selle suust välja rivida, et nüüd on juba okei, et nüüd ma nagu oskan normaalselt süüa ka sellega ennem oli tõesti see, et ma ei teadnud, kummalt poolt ma pean nagu minema, mis põses ma süüa saan nagu. Et jah, aga päris mitmel korral ammust on nagu seda niimoodi, et see kivi on täpselt kahe nagu hammaste vahele. Seda on suht pikk, vaata. Ja, ta praegu on ju pikk. Hiljem vahetatakse nagu väiksema vastu. Mul isa ei tea, nii et vist ei tea, vähem pole öelnud. Tähele pannud. Ja, jumal tänatud. Selles suhtes hea. Siis, mis veel? Kuidas teie nabaneedid elavad? Mul elab väga hästi, see ma isegi ei pane tähele. Vahest kui nagu vastu lähed, siis on korraks nagu valus, aga see, mis Bellal on, siis sellega pole midagi võrrelda. No mul tuli põletik sisse, aga nüüd ta paraneb. Selles suhtes ma olen talle seda soola veekompressi teinud õhtuti peale ja nüüd on nagu parem ikkagi, et selles suhtes, et ei pea nagu püksid all käima kogu aeg ringi. Et täna on juba väga hea, ma nagu tundsin kohe, et ma ei pidanud plaastrit panema päeval ega midagi, väga okei oli. No pihta lähed, jah, ikka on valus, aga selles suhtes, et see eks ta olegi algusasi. Jaa. Selles suhtes küll. Aga no küll see ära paraneb teile varsti, nii et enam ei tunne midagi. Mul on 5 aastat olnud, ma ei tunne midagi. Ja harjud ära lõpuks. Aga väga ilus asi on. On küll, jah? Ja tahaks juba teist tehet saada. Mis tehet? Nagu kuldset. Ma ei nagu, sa näitasid teiste mõttes... Tussule teed needi või? Ja nipuneedid ja siis tussule needi ja siis kulmuneedi ja... sa kurat. Ma ikka täis laksu. Vot nipuneetidest ma saan veel aru, aga vot tussuneedist ma ei saa hästi aru. Aga mitte. Kus sa nagu see sinna teaks? Ta läheb kliitorile, läheb see tussuneed minu teada. Aga ma ei ole päris täpselt aru saanud, kas see nagu meeldib inimestele või mitte. Kas see on nagu ma ei tea, mul lihtsalt puhutu, kui valus see on. Ma ei taha teada, kui ma juba kõhuneediga panin pilli tasku, siis ma arvan, et sellega ma suren juba piinlikkuse kätte ära, eks ju, et seal pead olema ja lamama. Ja siis ta teeb veel needi ka ära, seega ma arvan, et ma jään nädalaks aeg sinna pikali. Silmad kinni. Jep, nii et ma arvan, et tussuneeti ma ei tee.
pigem mitte. ja ma arvan, ma ei tee ka mingeid nibuni, et ma ei ole väga nende fänn, ma ei, nagu okei, nad on võib-olla veits nagu tõmbavad tähelepanu, kui sulle näiteks ei ole rinnahoidjad, siis sul on mingi valge särk sellest, sul on need nibuneid ilusti näha, aga ma arvan, nibu on niisama isegi juba näha, et pole vaja, vaata. Eraldi sellepärast augustama hakata seda. Bellale näiteks kunstripsmed meil. Need on tutikud. No tutikud vain. Isegi leppis. Ema kleepis. Emme pani, jah. Okay. Ma lihtsalt katsetan tema ripsmeid. aga need tulevad varsti maha, siis on kõik. Siis ma olen tagasi jälle oma tavaripsmetega. Kusjuures mina olen isegi vist meeldib Bella ilma ripsmeteta, minu jaoks on ta lihtsalt Bella rohkem võib-olla siis. Ma olen harjunud Bellaga, sest praegu ta meenutab mulle Lotta ühte tuttavat täpselt üks ühele. See tuli uksest sisse. Ma ei tundnud ära, ainult mille järgi ma ära tundsin, oli pikkus erinevus. Selle järgi tunneb neid alati ära. Ja aga muidu on ilus ja tegelikult sobivad. Selles suhtes ma näen sind kunagi neid kandmas, aga praegu ma kuidagi võib-olla olen harjunud vana Bellaga selles suhtes, et kuidagi see, ma ei oska seletada, ma lihtsalt olen Bellat harjunud ta tavaripsmetega nägema. No kui mulle meeldivad, need ongi see, et hommikul ärkad vaata, see on jube mõnus, lihtsalt tõusud püsti ja ilus valmis. Aga see, et sa ei saa nagu silmi sügada, see on nii häiriv. Ma lihtsalt vahepeal tahaks nagu kiskuda need küljest ära. Oi, ma olen seda nii kaua kogenud, kuni mul ripsmed on olnud. Ma arvan, mul on juba mingi 3-4 aastat olnud nagu kunstripsmed. Ja nagu see, kui sa võtad korraks ära ja saad nagu sügada oma silmi, see on nii mõnus tunne. Sest vahepeal on see, et kui ikkagi nagu ripsmekarv hakkab välja kasvama, siis ta hakkab sind juba häirima, ta hakkab kiskuma, see on ebamuus, ma vahest tõmban juba ära lihtsalt, ma lihtsalt ei suuda, mul on nagu valus juba ripsmel. Ja olen proovinud kammida ka, kes ta tuleb ise juba kuidagi ära, ta nagu kuidagi pinga all ja siis ta tuleb ära. Nii et võt selline. Aga sina? Mina? Ennem kui ma räägin sellest, mida ma nüüd siin tegema hakkan varsti, siis mul tuli meelde, et vaata, kui Bella oli matustel, siis Bella tõi oma venna mulle hoidmiseks, Bellal on väike vend siis. Issa mul oli Bella väikse vennaga väga-väga tore. Ta jumaldab minu kodu, ta jumaldab, mis me koos tegime, kõik me käisime ostime talle mänguasja poest ja tal oli väga lõbus ja ta pidi nüüd kodus ainult rääkima, tahan Jonna juurde. Ta ainult räägibki, jah. Ta kogu aeg räägib, et emme ja issi lähevad ära, et siis nad viivad mu Jonna juurde. Mitte, et äkki õde on kodus või miski, et... Ei, Jonna juurde. Jonna juurde, et... Ei, ma olen väga hea lastehoidja. Ma oskan neil igasugust tored asju, ma vist õpetasin tal isegi selgeks, et ütle, et kui õde hakkab midagi ütlema, siis ütled, õde, sa oled lehm, kes teeb muu. Seda ma õpetasin talle. Varsti tuleb. Jah, nii et kui ta varsti tuleb, siis... Ma imestan, ta ei olnud sulle, et nii ei tohi öelda. Ei, ta ei ütle mulle seda, ta noogutas. Ja kuulas suure kõrvaga. Mulle küll ütleb kogu aeg, et nii ei tohi öelda. Ei, ta ei tea Jonnele, ta ei ütle nii. Okei. Jätab meelde. Ta oli väga tubli poiss mul. Ilusti kuulas ja väga tublisti sõi ja küll, issand, ta oli nii üllatunud, et mul on kodus kuldsed kahvlid ja noad. Issand jumal, ta tahtis endale ka neid, ainult rääkis terve tee autos sellest, kus ta tahab ka endale kuldseid. Huvitav, mis asi nagu lapsele meelde jääb nagu. Tal on lihtsalt õega hea maitse. No näed, vaat. No super, aga ma nüüd räägin sellest, mis ma siis nüüd ette võtsin, mis tuli nii spontaanselt. No meie viimane episood, mis nüüd välja tuli, oli siis missindusest. Ehk siis me rääkisime seal missi teemadest, näiteks, et kas ilus võrdub rumal. Minge kuulake, kui te ei ole veel kuulanud, see on väga põnev podcast. Ei ole see, et me räägime seal ainult sellest, et sa pead ilus olema ja ei, me räägime ka päriselt, mis tegelikult lava taga toimub ja kleitide katki lõikamisest ja mis võib rivaalitsemine teha nii-öelda inimesega. Aga mulle siis helistasid mu 2 sõbrannad, kes mulle siis, mitte nüüd teie, te olete ka mu sõbrannad, aga need, kellega ma eelmine kord siin olin, Maria ja Anette, helistas mulle, et ma võiksin osa võtta siis selle aasta ilutuskuninganna võistlusest, kus ma ka osalesin 2023 aastal. Ja ma ütlesin, et fuck it nagu, mis mul üle jääb, lähen proovin, üritan selle võidu koju tuua, mis üritan, ma lähengi, toongi selle võidu koju ära, lähen võtan oma tiitli, nii et ma arvan, et ma loodan, et ma olen järgmine Eesti ilutuskuninganna. Me loodame ka. Ja, sest ma olen selle nimel praegu juba väga palju vaeva näinud ja mul on nagu väga vähe aega valmistumiseks, ehk siis ma pean andma endast 110% reaalselt väga väikse ajaga, nagu mul ei ole isegi talendikava ja mul on finaal 25 mai. Nii et Crazy. Mul on väga vähe aega. Täna käisime kleite ostmas. Kleit läheb alles õmblemisse ja
Jesus Christ, mul on mingi pooled asjad puudu veel, aga noh, ma tegutsen. Aga suht raske on, sest ega mul on ka töö kuradi 0,75 koormusega, siis oledki enamus aeg tööl, siis tegeled missindusasjadega, põhimõtteliselt jooksed lihtsalt, see, et saaks korra nagu diivanile istuda, see mu praegune koht, kus ma istun nagu, see on, kus ma saan puhata, kuigi see on ka, et ma teen tööd siin tegelikult. Nii et tuli on takus ja perses igal pool mujal ka. Aga ma täiega ootan juba seda kohe. Ja tüdrukud tulevad vaatama, nii tule ka sina vaatama, sul on võimalus veel pilet soetada, nii et tule vaatama. Ma arvan, see show on mega äge, sa saad minna seal ja see oleks nii kihvt, nii et tule vaatama. Ja eelmise episoodi seal descriptionis on see link ka, kus te saate piletit osta. Nii et ootan, te peate tulema, vaatate, tulete. Just. Kohustus. Jah, meie tuleme ka. Just näete Bellat ja Lotat ka. Vot. Aga Bella, mis sa tegid siis? Minul on uus töökoht. Ja ma töötan müügiesindajana nüüd. Juhu! Ma ei oska veel midagi öelda. Ma arvan, et võib-olla mingi hetk ma saan teile rääkida täpsemalt. Praegu on hästi keeruline, raske aru saada, kõik on lihtsalt nagu nii uus ja võõras, et jah, natuke raske on kohaneda praegu. Aga noh, ma proovin, ma vaatan, kui mulle ei meeldi, siis ma ei hakka endale peale suruma seda tööd. Kui mulle meeldib, siis ma teen edasi ja lähen vooluga kaasa. Jah, aga sellega eest, kui sa ka sealt kaamera taga, kes sa kuulad meid, siis elus ongi väga paljud asjad hirmutavad. Sest nagu jube hirmus on minna tööle ja see lööb päris korraliku ploki ette selles suhtes, aga ikkagi sellest katseta proovi ja võtta endale suhtumine, et kõik, mis sa elus teed, annab sulle midagi juurde. Mu juht veel ütles ka, et ma olin vestlusel nii enesekindel ja siis täna ma olin tööl nagu madalam kui muru. Aga see ongi see, et lihtsalt see hirmul on suured silmad, nagu nad ütlevad. Ja see lihtsalt see hirm on nii suur, et ma ei suuda olla enam nii enesekindel, kui ma võib-olla olin seal vestlusel. No see on normaalne, see on okei. Nii. Ja Lotta, on sul ka midagi lisada? Tegid sa ka midagi põnevat? Ei, mitte midagi. Mitte midagi põnevat. Mul on päris igav elu, nii et jah. No samas saad ju meiega koos aega veeta. Terve päev käisid täna minuga shoppasid. Ja, ma olin isiklik, mis Sa ei saa, samas ma lihtsalt olin seal kõrval. Toidus mu korva ja asju, need oli väga kasulik. Sest ma olen alati see shoppaja, nagu ma selles suht rõvedalt kasutan alati neid ära, et kui nad ise väga ei viitsi shoppata, siis ma olen nagu, et nad hoiavad mu asju, sest ma shoppan neile ja ma shoppan endale ja siis nad teevad ka midagi. Ma hea meelega pigem muian neid asju, kui mingi shoppan ringi seal. Käed väsivad ära, kui sa nagu need riided seal lappad, vaata. Ja see on nii tüütu. Jah, on küll, usun. Nii. Enne kui me läheme sponsorite juurde, nagu ikka meil on sponsorid, ei ole midagi veel muutunud, aga räägiks, et meil tuli üks tagasiside taas kord sealt samalt inimeselt, kellelt tuli eelmine kord tagasiside. Miks? Ma ei teadnud, et sa ootad, et me paneme sinu tagasiside nagu, või me loeme selle full ette. Me lihtsalt võtsime sellest nagu, mis meil meelde jäi. Ja minu arust me ütlesime täpselt nii, nagu see oli. Me võime panna ka selle teksti, mis sa siis meile ütlesid. Minu pärast me võime selle sinna lõigata. Kõik võivad lugeda seda. Ja teiseks, kui sa kirjutad veel uuesti meile, siis palun tee nii, et seal ei oleks kirjavigu nii palju, sest ma ei suutnud mitte midagi välja lugeda, mis sa sinna kirjutasid. Et kui sa tahad nagu anda negatiivset tagasisidet, siis ole hea, tee nii, et see on hästi antud. Ja me saaks ka aru, mida me loeme, sest et see oli ekstreemselt keeruline tekst, nagu me kõik kolmekesi lugesime, me ei saa mitte midagi aru. Ma arvan, me võime sellega siia panna, et proovige ise lugeda, vaadake, kuidas aru saate. Jah. Et kas te saate aru siis? Ja, et kui kirjutate, siis proovige kirjutada nii, et need on arusaadavad meile või üldse kõigile nagu selles suhtes, et nagu muidu jääb pool juttu arusaamatuks ja nii võivadki valed arusaamad tekkida. Ja meil ei ole nagu IT siin nagu tagasisidesid ette lugeda. Me loemegi ette kirju ja kui tulebki tagasiside, siis me natuke räägime sellest. Aga me ei hakka siin lugema ette tagasisidesid, see võtab liiga palju aega. See on just aja raiskamine.
sest ega meil on nagu hunnikuga positiivseid tagasiside selles osas, et me teeme ägedat asja, me ei hakka sulle igat kirja ette lugema, aga me ikkagi mainime, et neid on ja tulevad ka negatiivsed ja see on üliokei, meil ei ole selle vastu mitte midagi. Selles suhtes aitäh, sa tõid põhjendused ka pärast hiljem välja, et ikkagi saaks võib-olla paremini teha seda, et me ei segaks üksteisele vahele. Võib-olla tõesti, aga noh, ma ei tea. Kuigi ega ma ei ole päris kindel, mis ma sealt teisest tekstist välja lugesin, sest ma ei saanud mitte midagi aru nagu. Võib-olla ma sain mega valesti aru, nii et... Võib-olla tõesti. Sest me saime kõik valesti aru sel juhul. Jah, võib-olla tõesti. Oot, aga... Sponsorid. Lähme sponsorite juurde siis, jah. Nagu ikka, Luminescence Collection. Meil seljas ka praegu, me oleme tegelikult suht suviselt, aga meil on jõle külm siin, nagu minul on paikerid, aga mul on suht külm, nii et ma panen teki peale. Et ma muidu külmun ära siia. Ja. Mul on seelik. See on mega äge. Ja, siin on nagu sellised nagu karekesed. Ja, nagu, jah. Ja siin on püksid on all, mis on nagu ülituus. See on ja mega hea. Ma ei hakka seeliku alla näitama üle. Aga jaa. Mul on oranžid püksid, ma nagu porgand. Kusjuures algselt Bella proovis ja on nagu minu arust rohelist särki peale, siis ma ütlesin küll, et see on nagu porgand välja, et võib-olla jaa, issand jumal, ma oleks tõesti nagu porgand siin olnud. Ma ei tea. Aga me võtsime jah, seekord nagu sellised suvisemad riided. Erksamad, mis silma paistaks. Et jah, vot, selles suhtes ikka mega mõnusad, väga mugav on olla. Kuigi hetkel minu kõige lemmikum on vist nüüd see must komplekt, mis mul oli seljas. See tuleb ka mul järgmises episoodis selga, sest mulle väga meeldis see, siis ma tahan uuesti panna. Vot, jah. Igatahes, selles suhtes, kui see podcast üles läheb, ma ei ole kindel, kas Lumilehel on veel siis soodusmüük. Neil tuleb aasta suurim soodusmüük nii-öelda. Ja siis äkki... veel on, esmaspäeva südaööni on. Et siis saate veel kiirelt shoppama minna. Ainult, et seal kahjuks ei kehti meie sooduskood. Nii et ideaalis minge meie sooduskoodiga shoppama, siis me saame ka selle peal midagi. Ja no, kui ei jõua sinna shoppama, siis saabki minna meie sooduskoodiga shoppama. Midagi saab ikka olla. Jah. Mis me see 10% oli või? Jah, ütle välja siis YA-ga ja 10 lõppu. Paneme ikka nagu kõik need lingid oleme alati pannud. Jah, et siis on silma all ilusti. Jah, vot. Nii. Ja mainin ära, et selles suhtes ma ei tea, kuidas me teeme. Ma arvan, meil ikka tuleb mingi teine aeg ka välja, sest ikkagi inimesed on öelnud, et me teeme ägedat asja, me ei usu, me lõpetada tahaksime. Ja me oleme nii palju vaeva näinud, et ma arvan, me ei anna niimoodi alla. Ja, ikka proovime edasi. Et ikka pushime edasi. Meil on palju teemasid veel alles, millest võiks rääkida. Et jah, aga siis ongi, et praegused need sponsorid, kes meil on siis nii-öelda 10. episoodi lõpuni ja siis peale seda vaatame, kas jätkame või mitte. Et praegu on nagu võetud meil sponsorid nagu kindla aja nagu perioodiks nii-öelda siis. Et jah, kui üks hetk enam pole kedagi, siis lihtsalt see oli meil nagu nii-öelda kirjutatud või kokku lepitud. Et siis teate. Vot järgmiseks on siis meil Glam Upper. Võtan siin ka. Täna minul kahjuks ei ole kulmukeeli, sest minu kulmukeel ootab siin paki sees. Ainukesed, kes praegu tegelikult tooteid kasutame, on Lotta. Ainult, et sina said ripsmetussi. Ja kusjuures ma kandsin ripsmetussi matustel ja ma täiega soovitan seda, sest et nagu ma kandsin seda nagu hommikust õhtuni välja ja mul oli õhtul ka ripsmetuss peal. Kusjuures oli, ma nägin ka. Ja ma nagu nutsin päev otsa ja see pidas nagu kõik vastu ja mul ei ole mitte midagi silmas, mul pole mitte midagi laiali. Tavaliselt mul on nagu igal pool see pärast seda, ma olen full panda, aga see isegi ei liikunud mitte. See oli minu jaoks siuke, et ma olin päeva lõpus nagu vau, mul on alles see veel. Ja ma ikka väga üllatan, ma väga soovitan, kui teil on kogemusi palju nutta, siis ma soovitan. Ma pidin korra Bella käärä tõmbama, sest hakkas tal on täpselt mikrofon siin, hakkas sügama ja siis ma olen nagu mikrofonis kõlab see käälpadu lihtsalt. Oi. Et jah. Selles suhtes väga raske on alati ennast siin kontrollida. Ma tean kõik on mulle ka, et joon ära silu enda juukse nii palju sa katsusid. Vabandust, kui te arvate, et ma olen väga enesekindel inimene, siis vastus on ei. Ma olen väga ebakindel inimene ja üks asi, mida ebakindel inimene teeb, on see, et hakkab oma juukse näperdama. Hakkab ühele poole tõstma, teisele poole tõstma, et tunda ennast kuidagi nagu enesekindlana. Ehk siis ma olen nagu
Jonna, sa näed ilus välja, Jonna, sa näed ilus välja, sul ei ole vaja katsuda oma jookseid. ma ei tea, eks meil on kõigil omad luukerad kapis, ütleme nii. jah. Aga selles suhtes, kui Glam Up juurde tagasi tulles, siis tõesti see on üks toode või nagu üks firma, mille ostmist sai kahetse või nagu nende toodete ostmist sai kahetse. Päris tõsiselt need kulmutooted on mega, ma juba täiega ootan, et ma saaks enda oma hakata kasutama. Mina naudin sajaga, sest et hommikul panin peale, kulmud on endiselt paigas. No vot. Nii et tõesti mega tooted. Minge shoppama, te saate väga head soodustust, 15% või? Ja. Minge ostke, saatke meile palun tagasisidet, kuidas teile meeldib, üldse saatke, kui te ostate, see oleks nii tore. Ja sina, kes sa ostsid meie koodiga lumitooteid, siis ma tahaks väga teada, kes sa oled. Suure ostu tegid, me nägime. Nii et see oleks väga tore teada, kes sa oled. Anna endast märku. Ja kirjuta meile. Jah. Aga jah, Glam Upperi osas tõesti supertooted ja minge shoppama. Tõesti väga seda raha väärt. Ja see ei ole isegi nii kallis. Kusjuures tal on väga normaalse hinnaga tooted. Nagu väga mõistliku hinnaga. Ja kvaliteetsed ja. Nii et minge shoppama. Ja koodiks on siis ütle välja UA-ga. Ja 15. Ja 15. Ja meie kolmandaks sponsoriks on siis Klingitšan. Võid sa kotikese sealt võtta. Teen väikse avamise. Selles suhtes te näete neid samu tooteid, sellepärast, et me filmime ju järjest ehk siis mul ei ole siin uusi nagu pakikesi hetkel võtta, aga selle keest meie väga fänname seda ja uus pakk on varsti tulemas, nii et jah. Siis näeb, mis seal on. Ja, igatahes hetkel meil on siin võigana riisiga, see ootab ära tegemist ja meelega juba teeks, aga ma ei saanud teha, sest mul oli vaja see siia tuua. Nii et jah, aga tõesti mega rahul oleme Klingitšaniga. Tõesti kõik on mega hea. Minge päriselt ostke meil on. Jah, mis ütlesid? Väga maitsev ja lihtne. Ja, et ja nagu protsent on ka suur. Esimese ostu pealt -20%. See on tegelikult väga suur. Osta endale nädala menüü, et ostage näiteks 5 päeva menüü. Ja ma ei tea, palju see läheb, üle 100 näiteks läheb -20% juba mega hästi, sest saad mõnus nädala toidukotti endale, saab isegi ise poodi minema. Ega mõtlema, nagu mida nüüd süüa teha, sest sul on nagu nimekiri ees, kus sa pead lihtsalt valima. Kui mugavaks on meie tänapäeva elu tehtud tegelikkuses. Mõelge meie vanemate peale. Keedukartul. Never ei oleks sükest asja olemas. Polnud internetigi. Nii et nagu teie elud on nii mugavaks tehtud ja me anname teile sooduskoodi ka veel, minge shoppama, minge ostke. Ootame igatahes teie tellimusi väga. Ja selle kood on siis ütle välja kõik suurte tähtedega. Ü ja ääga. Vot. Nii et jah. Jääb ootlema. Nii. Ja lisaks siis nagu ikka, siis 10. episoodi lõpus anname ära siis ühe siis näiteks Glam Upperi poolt läheb välja siis kogu komplekt siis ühele kirjakirjutajale. Selle, kuidas me selle välja lõpuks nopime, kes selle endale saab, me veel ei tea, me oleme mõelnud, et võib-olla loosiga. Võib-olla võtame selle järgi, et kelle kiri on kõige rohkem tagasisidet saanud, selle osas ma tean ühte kirja, mis on väga palju tagasisidet saanud, et ma võib-olla tean, et ma tahaks sinna nagu anda selle mingi asja siit, et on kiidetud nagu, et siis peaks nagu tänama kuidagi või oleks hea point. Ja siis Luminescence Collectionit läheb siis 25-eurine kinkekaart ja Klingitšanit läheb siis suur toidupakk. Äkki oli 4 retsepti või midagi sellest, täpselt ei mäleta hetkel. Jah. Võt. Aga me oleme nii kaua jutustanud juba lihtsalt mitte millegi peale. Tegelikult sponsorid väga tähtsad, aga see teema, kui me selle teema nüüd nagu teatavaks tegime, mis me tänase podcasti teemaks on, siis see oli ka teema, mille osas väga paljud olid nagu finally keegi toob selle teema lõpuks nagu päevavalgele või hakkab sellest rääkima. Meie teemaks on siis treenerid. Ehk siis me räägime siis ebaprofessionaalsetest ja karmitest treeneritest, mis on meie arvamus sellest. Ma tean, et ma arvan, et meie arvamused lähevad juba lahku selle osas, sest mina olen tulnud perest, kus on olnud teistsugune kasvatus. Mul on nagu pere tegelenud väga
tugevalt motospordiga, ehk siis seal on nagu, ma saan juba tuua endalt nagu väga tugevad näited ja teil on nagu vastupidised võib-olla. Et ja nii igatahes alustame kirjadega. Ja jah, mis siis ikka? Ma siis võtan esimese kirja. Teeme nii. Tere, kalli podcasti tegijad. Kui ma nägin, et teie järgmine osa tuleb karmitest treeneritest, siis ausalt mul läks süda natuke pahaks ja samas tekkis tohutu huvi. See teema on nii keeruline, valus ja samas vajalik. Ma olen üks neist, kes aastaid vaikis ja pidas oma karmi treeneri käitumist lihtsalt osa spordist. Alles nüüd aasta hiljem hakkan aru saama, et see, mis juhtus, polnud normaalne ega õpetlik. See oli hirm, manipulatsioon ja emotsionaalne surve. Mind nimetas treener laisaks lambaks, kui ma väsimusest istuda tahtsin. Ta käskis meil nutta duši all, et keegi ei näeks. Ükskord ütles mulle, et ma rikun võistkonna energia lihtsalt sellega, et olen seal. Ma olin 13, mõtle, mis see teeb lapsega. Ma tahaks, et ta käsitleks mitte ainult füüsilist treeningut ja distsipliini, vaid ka psüühilist koormust ja sisemist traumat, mis karmid treenerid võivad jätta. Paljud meist kannatavad seda vaikselt edasi ja mõni ei julge kunagi enam midagi proovida, sest äkki ma pole piisav. Kui teie osa suudab kas või ühe inimese panna mõtlema, et see polnud tema süü, siis te juba muudate maailma. Aitäh, et võtate selle ette, ma kuulan kindlasti ja soovin teile julgust ja kõige teravamate teemate käsitlemist. Teiega on alati päris. Mis ta ütles, loll lammas või? Jah. Peeglisse vaatas või? Sa ütled 13-aastasele loll lammas. Loll lehm siis. Ei, sorry, laisak lambaks. Laisk lammas, no ise oled laisk lehm. No selles suhtes juba ongi see, et väga palju treenereid on meil, kes on ilma paberiteta. Täpselt on sama, on meil eraõpetajaid, nõustajaid, mida iganes, kellel puudub tegelikult professionaalne nagu ütleme nii, et nagu, kuidas ma ütlen, pedagoogiline kogemus, siis nii-öelda inimesi üldse nagu käsitleda või siis neid õpetada. Ehk siis sealt tulebki see, et minnakse liiga julgeks õpetamisega, minnakse liiga võib-olla nagu, kuidas ma ütlen, võib-olla oldakse väga-väga kinni selles, et see laps peab midagi saavutama, mitte et võib-olla mõni laps tuleb trenni lihtsalt selleks, et trenni teha. Mitte selleks, et saada tippsportlaseks. Et see on nagu kahju, sest mina ei läinud tennist kunagi mängima sellepärast, et ma tahan tennisistiks saada või olla sellest tipptasemel. Ma läksin sinna sellepärast, et ma tahtsin liigutada ja ma tahtsin millegagi tegeleda. Ja kui tõesti see võib-olla, ma näen, et mul on mega suur anne selle osas, mõni kuradi fucking inimene sünnib niimoodi, et tal tõesti lööb seda palli nii, et ta on juba nagu Anett Kontaveit. Reaalselt. Mina ei olnud, aga sellegi eest oli mul suht sööke omamoodi õpetaja või treener. Ta ei olnud karm otseselt, aga samas ta oli tihti nagu pahane võib-olla, kui sa ei tee nii, nagu ta ootas, et sa võiks teha. Et jah. Mida? No, proovisin siit vahelt nagu sügada. Normaalne. Aga jah, selles osas nõme õpet, nagu sellest treenerist esiteks ongi see, et need on võõrad lapsed, väga ebaprofessionaalne käitumine tema poolt, sest et see laps läheb ja räägib kodus sellest vanematele. No ma arvan, et päris laisk lammas ei peaks ütlema teisele lapsele nagu. Me oleme jõudnud tänapäeval maailma, kus üldse ei tohi enam öelda ühelegi lapsele, ühelegi inimesel tegelikult halvasti. Sa pead suutma ennast väljendada ilma kasutades ebasündseid väljendeid või väljendeid, mis määrab sind kellegiks, nagu näiteks laisk lammas. Et see ei ole mitte kuidagi okei. Tehke endale see selgeks, seisa enda eest. Nagu täpselt, see ei pea olema ainult trennides, tööl, mida iganes, koolis, kodus. Mitte keegi ei tohi sulle öelda, et sa oled, ma ei tea, sa paks, sa oled laisk, sa oled loll, sa oled kole. Mitte kellelgi ei ole õigus sulle seda öelda. Need on sellised asjad, mis jäävad inimesega terveks eluks. See ei ole nagu, kas sa tahaks, et keegi sulle nii ütleks või? No mõtle järele sellele ja siis hakka teistele loppima sõnu nagu.
just see, mis öeldakse, hiljem defineerib sind ja sa käib terve elu sul kaasas, eriti 13-aastase inimese psüühika võtab kõik sita külge. Ma tean, kui palju traumat mul endal nagu olen saanud 13-aastaselt ja see kõik ongi siin alateadvuses. Jah, iga päev sa ei mõtle sellele, aga väga palju, kui sa näiteks tahadki tulevikus minna kuskile mujale trenni, siis sul on see hirm. Sul on hirm minna ennast tõestama, ennast näidata, sest sa tead, et sinult oodatakse mega palju, mitte see, et sa lähed võib-olla lihtsalt trenni. Vaid ongi, sa pead kohe tulemused saama ja saavutama. Ja see kuklas see vana treener ütlebki, et sa lasklammas ja... Ja nagu see psüühiline koormus, kuidas õpetajad, treenerid tekitavad võib-olla, et sa pead trenni tulema, et isegi kui sa haige oled, sa tuled trenni ja väänad jala välja, jumala suva, sa tuled trenni ja... Sest et teised kannatavad, sest et sind ei ole kohal vaata ja vead kõiki alt ja... Ja, aga tegelikult on see, et treener peab ära nagu tajuma selle koha, kus võib-olla sa tunned, nagu pead ära tajuma selle, et sa näed, et see laps on väsinud, ta võib-olla vajabki puhkust natukene, et võta puhka paar päeva, jätta täna trenn vahel. Ma tean väga hästi, ma mäletan, meil näiteks koolis öeldi kunagi, et vanematele, et kui sa näed, et su laps on väsinud, et ta vajab puhkust, siis anna talle see üks puhkepäev, las ta puhkab, las ta magab, las ta teeb seda, mis ta tahab. Ja, see on vajalik. Ja sest sa oled inimene päeva lõpuks, mitte robot, kes laseb lihtsalt ühe süsteemi peal. Et kindlasti trennid ja asjad vajavad distsipliini, kui sa tahad kuskile jõuda. Seda kindlasti. Jah, rõhutame seda, kui sa tahad jõuda kusagile, nagu sa lähed trenni eesmärgiga, et sa tahad saada, ma ei tea, Anett Kontaveidiks või mida iganes või Ott Tänakuks, siis jah, see vajab distsipliini. Aga samas see peab olema tasakaalus. Ja, see ei saa niimoodi, et kuigi jah, ma võiksin ka öelda, et oma pere näitest ma võin tuua, et see ei olnud päris niimoodi. Et võib-olla kui ma nüüd räägiks, ma saaks kohe oma loo ära rääkida, mina tulen perest, kus on minu 2 venda tegelenud terve elu motospordiga. Juba nagu nad vist tegelesid, ma nagu nad on mingi 10-aastased, hakkasid sellega tegelema. Minu isa on olnud nagu spordi osas väga-väga karm. No ma räägin, need olid ka need 2000, ütleme nii, see algus kusagil. Siis oligi kõik see kasvatusstiil, kuidas kasvatati lapsi, oli palju karmim. Ma ei ütle, et seda tänapäeval eksisteerib ikka ja on veel hullem. Aga nagu minu isa oli alati väga-väga karm selle osas. Küll mu isa ütles nagu vennadele, et ei lähe peole, me lähme trenni. Küll käidi üle päeva trennis, tehti trenni pikalt. Seepärast, et kogu aeg oli vaja tulemus. Ja küll mu vennad said peksa, et nad ei sõitnud hästi. Küll mu isa nimetas, et sa oled värdjas ja mida kõike. Ma ei ütle, et see on õige. Aga samas ma ei tea, kas mu vennad oleks tänaseks võib-olla maailmas olnud kuskil tasemel, kui mu isa ei oleks olnud karm. Sest meie noore inimesena või nagu pubekana olemegi pidu vaata, tahaks sinna minna, tahaks sõpradega seda teha, sa ei peagi nii eriliseks seda trenni tegemist. Aga tegelikult, kui oluline võib-olla on nagu ka see, et sa suudaksid märgata, et kui sa tahad kusagil jõuda, see nõuab väga tugevat distsipliini. Aga jah, sellega ma ei nõustu, et ühtegi last või inimest peab sellepärast halvasti sõimama. Et sa oled värdjas või et sa oled vihkan sind, et sa ei oska sõita ja et sa ei kuula mind ja mida iganes, et sa oled loll ja see ei ole õige. Sellega ma ei nõustu kindlasti, aga distsipliini osas võib-olla küll. No karm peab olema. Lihtsalt tuleb valida sõnu, mida sa ütled. Sest need sõnad jäävad elu lõpuni sinuga. Et need sõnad ongi nagu see kõige tähtsam osa selle juures. Kui sa ikkagi nagu värdjaks nimetad teist, siis see jääb sulle meelde, aga kui sa nagu ütledki, et ma ei tea, davai, lisakiirust, lähme nüüd trenni, ei lähe peole, siis need on siuksed asjad, mis nagu sa lihtsalt tead, et su isa oligi karm selles osas. Aga kui me nüüd nagu räägime, nagu ongi see, et kui sa oledki nagu tahadki Ott Tänakuks saada, siis kui sa mõtled sellele, et jah, mis tema saavutanud on,
mega, aga ma arvan, et see täpselt samamoodi, see ei ole tulnud lihtsalt sellest, et ta, ma ei tea, isa oli leebe või midagi. Fakt on see, et kui me vaatame, kes meil on nagu tippu jõudnud, siis ei ole see tulnud nunnutamisega või et nii tubli oled ja nii armas, et ikka teed ja ära täna tule trenni ja fakt on see, et see ei tule sellest. Ja point on selles, kui treener, kes on nagu kogemusega ja ta näeb, et sellest inimesest või sellest lapsest nagu tuleb midagi ja see laps nagu ise ei tea seda, siis treener ikkagi nagu utsitab rohkem tagant ja nagu paneb seda pinget peale, sest et ta näeb, et sealt tuleb midagi. Just. Ei olegi alati see, et treener tahab sulle halvasti öelda, et sind halvasti tundma panna, vaid see on ka temale see, et kuidagi võib-olla läbi selle ta saab sind nagu tegutsema panna. Ja utsitad edasi. Küll ma tean, et mul on isa ainult mu vendadele, et sa ei saa telefoni, siis vist ei olnud sellised telefonidel, aga oligi mingi, et sa oled koduarestis ja see oli ülitavaline, sa ei lähe sõpradega välja, et sa ei sõitnud hästi, sa ei teinud häid tulemusi ja olidki ja nad olidki koduarestis. Järgmine kord tegid paremini. Ja küll nad olid värdjad, küll isa nimetas neid halvasti, aga see ei tähenda, et mu isa oleks kuidagi halb. Ta oli konkreetne, ta nõudis palju, aga tänaseks on mu vennad tegelikult teinud häid tulemusi. Ta lihtsalt tahtis, et nad jõuaks kuhugi. Just. Ja ta saab selles suhtes kindlasti, ma ei ütle, et mu vennadel ei ole sellest tulnud draamas, eks ikka on. Tänaseks ka nemad võib-olla võitlevad oma, ma ei tea, vaimsete terviste osas, aga nagu selles osas ikkagi nad on nagu saavutanud ja nad on kuskile jõudnud. Nii et see ongi, ma räägin, see on nii kahe otsaga asi. Nagu vaata, seal on see, et minu isa ütleb nagu oma poegadele, aga vaata, kui on nagu treener, kellel on võõrad lapsed, siis on see, et peab mõtlema väga hoolega läbi, mis sa ütled. Nagu, sest point on see, et sa kahjustad teise inimese last vaimselt väga tugevalt. Ja. Nii palju on mingid neid uudiseid ka tulnud, et mingid tipptaseme treener ütles talle niimoodi või lõi ja mingid need uudised. No kätt ei tohiks kindlalt tõsta võõra lapse peale. Absoluutselt, no see on kindlasti välist. Tegelikult mitte isegi oma vanemad ei tohi enda laste peale kätt tõsta. Mitte never ever, see ei ole see ei anna või nagu kuidagi ei ole see põhjendav. Mitte kuidagi. Selles suhtes nagu see on kindel nõu nagu. Aga karm peab olema. Mina nõustun sellega, et karm võiks olla. Päris niisama ei saa lihtsalt, aga samas ma tahaks ka seda öelda, et tegelikult ka kiitke nagu oma ma tea, seda on siis, kuidas nimed, õpilased siis või? Kuidas sa ütled nagu, kes? Treenitavad. Jah. Igatahes öelge neile, kiitke neid, kui nad teevadki hästi, et nad on tublid, sest me inimestena vajame ka tunnustust, aga seda ei tohi olla liiga palju, sest kui seda on liiga palju, me läheme mugavaks. Ja laisaks. Jah, laisaks. Tasakaalus olla. Siis ongi laisklammas. Ja siis ongi laisklammas. Et selles suhtes nagu see peab olema tasakaalus. Aga ma räägin, mul on nii raske nagu seda võrdlust tuues, ma räägin, siin on nagu tegu minu enda vanemaga ja nagu meie perega, ehk siis need ongi tema enda lapsed või mu isa lapsed. Mu venna läks, istud Jesus Christ, ka keeruliseks läks, kas saaks veel keerulisemalt öelda, aga ikka saab, kindlasti saab, aga selles suhtes nagu võõraste laste puhul kindlasti ei. No see käitumine ei olnud ilus, mitte kuskilt otsast. Absoluutselt. Nii et selles suhtes ma arvan, et sa tunded su sees on täiesti põhjendatud ja see on normaalne, et ma nõustun suga selles osas. Ja see kindlasti ei ole lollammas, laisklammas. Ma tahan kogu aeg loll öelda. Ei, kindlasti mitte. Aga ma pärast tahaks natuke rääkida, mis on teie arvamused Kelly Sildaru ja siis tema isa suhtes. Ma tean, et kui me sellest rääkima hakkasime kunagi, siis mina tean, et minu ja Bella need maailmavaated läksid väga laiali selle osas. Või me päris tülli läinud selle pärast, aga me olime nagu, et okei, fine, mõtle sa siis, kuidas sa tahad. Ja räägime ka Chichi Streetist. Et sellest on olnud üks suur draama. Ma ei tea, Bella, palju sa tead sellest? Mitte midagi, su nägu oli täpselt siuke, ma ei tea mitte midagi sellest. Ma lootsin, et ma ei reeda. Ja aga su nägu nagu reetis rõvedalt praegu seda. On vist näha mõne aasta, et ma ei loe uudiseid ega. Ei ole hullu. Me siis teeme selgeks. Teeme kokkuvõtte. Aga võtame siis järgmise kirja. Ma siis annan näiteks sulle. Nii. Tere, ma loodan, et julgete minna selle teemaga lõpuni, sest karmid treenerid on viimasel ajal saanud ühiskonnas kuidagi nagu vaenlaseks tituleeritud. Aga mina küsin, kas treener on süüdi, kui inimene ei kannata pinget?
kui ta peab olema lapsehoidja, psühholoog, ema, isa ja sõber, millal ta siis üldse trenni juhendab? Ma olen olnud treener üle 10 aasta. Ma ei karju, sest naudin seda, ma karjun, sest mõnikord see on ainus viis murda läbi paksust mugavuse seinast, mille taha tänapäeva noored end peidavad. Ma ei pane kedagi nutma sellepärast, et olen kuri, vaid sest ma tean, et tugevus ei tegi mugavusest. Tehke see osa ausalt, mitte pehmelt, rääkige mõlemast poolest. Las ka need, kes on pidanud ütlema, ma ei taha siia trenni enam tulla, räägivad. Aga las ka need, kes just tänu karmile treenerile said oma elu esimese medali, jagavad oma kogemust. Kus jookseb piir? Kust algab vaimne vägivald ja kus on lihtsalt range standard. See osa võiks tõesti raputada ja kui see ei tekita kuulajatest vastakaid tundeid, ma ei oska lugeda vist ikkagi, siis pole te vist piisavalt sügavale läinud. Põnevusega ootel. Thanks selle surve eest, aitäh. Ja, see oli vajalik. Ja et ma nüüd pean mõtlema, mida ma ütlen full, et see oleks põnev põhimõtteliselt. Aga põnev on see, et selle on saatnud meile treener. Ja. Et meil on olemas nagu nii õpilastest kui ka siis treeneritest. Ja mõlemast osapoolest on nagu tekstikem. Ma nõustun selles osas tõesti, ega ma ei usu, et ükski treener on sellepärast kuri, et lihtsalt niisama ühtegi inimest nutma panna või et lihtsalt, et sest ta tahab korjuda laste peal, ma ei usu. Kuigi samas võib neid päevi olla, kus tal on nagu sitt päev ja siis need lapsed seal trennis on nagu hea koht, kus saab välja elada. Nii et selles osas ma nõustun, et ma saan aru, mida sa tunned. Et kuigi see tekst oli suht vihaselt kirjutatud, see oli nagu raevuga kirjutatud minu arvest, et kuna teil lapsed raisk, mida te arvate endast. Aga nagu ma ei tea, ma ütlen ausalt nagu, see on nii keeruline. Endise ma ütlen seda, et ei ole tegelikult ikkagi õigus treeneril päris nagu öelda halvasti või full karjuda su peale, et sa ei saa hakkama ja sa ei oska. Neid lauseid proovige nagu võimalikult vähe nagu kasutada, sest see on väga vastik, mis sul terveks eluks jääb. Sa ei saa hakkama, sa ei ole võimeline, sa ei suudagi. Ära tule rohkem see trenni tagasi, kui sa ei tee seda, mida ma tahan, et sa teeksid. Ja nii-öelda nagu hirmu pealt neid tulemusi saada. See ei ole õige. Aga samas nagu ma saan ka treeneritest aru, raske neid tulemusi saavutada ilma nende, nagu ilma selleta, et sa oleks karm. Et lased lapsel ise otsustada, et viitsid homme treenil tule, ei viitsi või? Okei, ära tule. Vaatame järgmine nädal uuesti. Muidugi oleneb nii palju ka tegelikult nagu selle õpilase iseloomust, kuidas ta seda vastu võtab. Sest näiteks mina tean endast kogemusest nagu, kui mulle miski ei meeldinud, siis ma keerasin selle nagu enda kasuks ja ma pigem olin nagu, et ma näitan talle, milleks ma võimeline olen. Ma lähen ja saavutan ja ma saavutasingi tänu sellele, et mind ajas sel hetkel see treener närvi ja ma olin nagu, et ma teen talle ära. Aga on ka neid, kes ei mõtle niimoodi. Sa ei tea tegelikult seda ette nagu. Sa pead tundma neid enda õpilasi. Ja see läks piisavalt. Ja ma ütlen ka, et ma mäletan, et mul oli kogemuse tantsutrenniga, kus ma käisin ja seal oligi nagu meil suur grupi esinemine tulemas ja ma olin vist puudunud ja mul ei jäänud see kava kohe nii hästi ruttu meelde ja siis ma mäletan, et see tantsutrener ähvardas mind sellega, et kui ma nüüd selgeks õppis, järgmine kord ta paneb mind üksinda tantsima neile ette nii-öelda. Mine perse, kus ma kartsin seda ja ma läksingi koju ja ma tantsisin õhtul hilja tulin, ma olin megaväsinud, aga ma tantsisingi nii kaua, kuni see kuradi kava oli mul selge ja järgmine kord, kui ma läksin, siis treener vaatas, vau, ma ei pidanudki talle tantsima, sest ma suutsin näidata seal grupis, et mul ei ole vaja seda, et ma peaksin üksi tantsima. Ja ma tegingi endale selgeks, kohati jumal tänatud, et tegin selgeks. Ja sellest nagu oli kasu. Aga samas võib-olla mõni saab eluaegse trauma sellest ja ta peabki tantsima lõpuks seal ees. Võib-olla ongi see, et kuidagi võib-olla treenerid peaks ära suutma nagu tunda, võib-olla siin on ka see professionaalne, kas sa oled nagu professionaaltreener või mitte, peaksid suutma võib-olla ära tajuda selle, et see, mis sa ütled, ei ole nagu kuidagi temale survestav või et see defineerib, kes ta on,
vaid see peab olema nagu, et sa pead ära tajuma, kas ta tuleb sinna trenni lihtsalt selleks, et niisama trennis käia. Ma ei tea, vanemad sunnivad, et mine tee midagi või ta tuleb päriselt sinna, sest ta tahab kellegiks saada. Ja seda piiri peab küll nagu tajuma. Ja lisaks see piir tuleb ka ära tajuda, kus sa näed, et kas see laps on nagu üle treeninud ennast juba, et peaks andma talle nagu puhkust, mitte et me teeme iga päev trenni, iga päev sa oled siin ja tuled ja teed. Lõpuks tekivadki vigastused ja probleemid. Ja siis ei tee midagi. Ja. Nii et nagu võib-olla ongi see, et mis võib-olla kuidagi eristabki nii-öelda siis treenerid, kellel on nii-öelda see paber ja treener, kellel on lihtsalt võib-olla kogemus ja on ise hakkaja nii-öelda. Et ikkagi mingil määral on, ma arvan, see asi, nagu mis sa õppinud koolis oled, ongi võib-olla see, et kuidas sa inimesega suhtlema pead, kuidas sa ei tee kellegile haiget, oluline. Paljud treenerid peaks, ma arvan, võtma tegelikult koolitusi nagu lisaks, kus ongi, kuidas inimesega suhelda või kuidas olla hea treener. Et pärast ei ole see, et näidatakse näpuga, et sina tegid. Sina oled paha. Aga ma nõustun selles suhtes, et väga paljudel nagu inimestel, kes ongi kuskil käinud, siis nad on väga suure tänuvõlgu oma treeneritele, kui nad on medalid saanud. Nii et täna oma treenerit ütle talle aitäh, aga sa võid talle ka ausalt näkku öelda, et ma tänan sind, et ma sain medali, aga ma ei täna sind sellest, et sa olid nii vastik ja karm inimene minuga. Ja, ausalt on oluline. Jah. Nüüd ütle ausalt, mis sa arvad? Ennem kui me võtame nüüd järgmise kirja, siis meil oli Instagramis küsimus, et kas karm treenimisviis on kaugele viib jõud või trauma kogu eluks. Või trauma kogu eluks. Nii, ja see siis järgmine kiri siis annab vastuse. Tšau, vastus küsimusele. Oleneb nüüd, mida te karmi all mõtlete. Mina usun, et treener peab olema sihikindel ja konkreetne, mis võib mõnele tunduda karmi olekuna. Ta on see, kes aitab sul oma piire nihutada ja arendada, ainult nunnutamisega kaugele ei jõua. Küll aga ma usun, et tasakaal on kõige alus. Oma otsekohesuse juures peaks ta ka sind motiveerima ja kiitma, kuid et mitte trenni aega kulutada ja tähelepanu kaotada, siis tasuks sõbrustada väljaspool trenni aega. Olen ka ise treeninud üpris karmi käe all. Kui pidid trennist puuduma, kas või mingil olulisel põhjusel, siis ei olnud see lubatud. Nooremana tundus see mulle võib-olla veidi ülekohtune ning mu vanemad ka ei mõistnud minu käitumist. Kui poole enda sünnipäeva peo ajal trenni jooksin ja hiljem koogi söömiseks naasesin. Aga mingi hetk mõistsin, miks treener selliseid otsuseid teeb ja mingeid asju nõuab. Tegelesin tiimispordialaga, kus iga lüli loeb. Kui treener oleks lasknud meil lõdvalt võtta, näiteks puududa ja viilida ning mitte pingutada, siis me poleks ju saavutanud neid tulemusi, mis saavutasime. Saan siinkohal aru ka inimestest, kellele selline lähenemine ei sobi. Aga sorry not sorry, kui sa vaeva ei näe, siis sinust asja ka ei saa. Ehk siis usun, et konkreetsus ja kõrged nõudmised viivad edasi ja võitudeni. Kindlasti on paljudel kogemusi halbade treeneritega ja klubidega, kas või see suur Judge Streeti skandaal, kes on treenitavatele vaimset kahju põhjustanud, kusjuures sellised ebapädevad treenerid tihti õpetavad seda edasi, mis neile õpetati, selle asemel, et end ise rohkem harida või mõelda, mis on eetiline. Sellest on lihtsalt kahju ja kahju ka, et ebapädevad treenerid nii palju on. Vot, aitäh sulle väga põneva kirja eest. Igatahes ma nõustun, et see sihikindlus viib edasi. No see nagu edasi viib jõud, ütleme nii. Et kui treener ongi ja ta nõuabki palju sult ja ta tahabki, et sa oleksid iga kord kohal, siis see kindlasti viib edule, seda ju näitavad alati tulemused. Aga mina ütlen ausalt, võt üks päev, kus sa võiks nagu nautida oma päeva, on sünnipäev. Ja minu arust see on loll, et sa mingi oma sünnipäeval poole pealt lähed nagu minema. Natuke mina ütlen ausalt, et on see võib-olla liiga palju. Ja. Et ma arvan, et see üks trenn ei tee sind halvemaks. Ja. Või ongi, et kui ta küsibki, et nagu miks sa puudusid, et see on nagu oluline põhjus tegelikult. Ja. See ongi sinu päev, sa ei pea olema trennis. Kuigi mind rõvedalt ajab närvi, kui inimesed pistavad enda nina minu asjadesse, miks ma puudun. Näiteks ka kui tööl ülemus küsib, et kus sa lähed, kus sa oled.
miks sa ei saa sellele peale? mis see sinu asi mis see on? nahku sinu asi üldse on? Sorry, not sorry, nagu seal oli. Aga see ei ole sinu asi, kus ma olen. Sest ma tean, mul kehalisõber tegi siis ka alati, kus sa oled või nagu kus sa lähed. Ma ütlesingi, et vabandust, aga see ei ole teie asi. Ma ütlesingi ühe korra niimoodi talle. Mis ta oli? Ta ütles mulle selle peale, et okei, et ma ei taha sulle üldse halba, aga ma lihtsalt mõtlesin, et ma küsin, et kus sa lähed. No siis sa võid ka öelda, sa võid alati viisakalt öelda, kus sa oled. Aga mulle ei meeldi see nagu räige urgitsemine, sest ma tean, et ta saab mind hakata manipuleerima sellega. Aga see ei ole nii oluline, tule ikka trenni. Ei, see lõpuks Muidu me ei saavuta ju häid tulemusi. Vaat see kurat, kui sa ühe päeva tõesti lased üle trennist, väga normaalsel põhjusel, ma ei usu, et see teeb siit halvemaks. Kuigi jah, ma nõustun sellega, et mis ta ütles seal, et või ma ei tea, kui sa nagu pingutad ja näed palju vaeva, siis see viibki kaugele ja see toobki häid tulemusi. Muidugi toob. Ja kindlasti nagu ei peakski nagu niisama, ma ei tea, lollil põhjusel, eks ju. Niisama ma ei viitsi minna lihtsalt. See on nagu, ma saan aru, okei, siis ja treener hoiab siin nagu 2 jalaga maa peal, aga nagu enda sünnipäeval, see on sinu päev. Ja see on lubatud. Teiste kordadel oli ilusti kohal käinud ja pingutanud ja siis see üks kord on nagu okei. Nõustun. Et tuleb vahet teha, võib-olla nagu treener peab ka aru saama sellest, et ta on ka inimene. Mitte ma tahaks kuidagi siin minna tülli selle inimesega, aga see on lihtsalt minu arvamus, et minu jaoks on seda natukene liiga palju. Jah. Sest et kui ma tantsimas käisin, siis meie treener ka küsis, et niimoodi, et me ei läinud tundi ja siis ta järgmine kord põhimõtteliselt kõigi ees küsis, et kus sa olid, mis sa tegid, vaata. Ja siis kõigi ees vastasid, vaata, et ma ei tea, käisingi sünnipäeval ja siis ta lihtsalt põhimõtteliselt oli, et aga trenn on palju olulisem kui see mingi sünnipäev, sõbranna sünnipäev, et vahet ei ole, on ju. Ja siis me lihtsalt hakkasimegi nagu mingeid muid nagu selliseid põhjendusi tooma, sest et sünnipäev ei olnud piisav tema jaoks. Aga sa nagu ei tahtnud sellistest nagu hetkedest nagu ilma jäädest, et sa pidid trenni minema. See on ka, ma räägingi, et sa võid nagu tegelikult, lapsepõlv on üks väga tähtis aeg su elus ja sa võid trenni tõttu jääda väga paljudest asjadest ilma, siis mõtle sellele, et sa ei saa aega tagasi keerata. Ehk siis naudi nii palju oma lapsepõlvest, kui sa saad, aga samas keskendu ka olulisele, et sa võiks olla keegi kunagi. Et jah, kõik peab nagu tasakaalus olema. Kui sul on meeletult palju trenni, mina tean, et mu vennad on ka nüüd, et nad nagu võib-olla nagu kahetsevad seda, neil nii palju pidusi käimata või nagu ägedaid asju, mis nende sõbrad tegid tollel ajal ja nemad pidid siis sõitma nagu või motospordiga tegelema, et jah. Kurb on see, et kui sa oled terve enda lapsepõlve nagu, mingi spordialale pühendanud ja siis sa lõpuks nagu saad aru, et see ikkagi ei ole sinu asi. Ja kurb on see, et kui keegi küsib su käest või keegi hakkab rääkima näiteks, mina käisin lapsena raksus ja ma käisin, ronisin puu otsa, mida iganes, siis kurb on see, kui sa oled oma peas ja mõtled, et mida ma tegin, olin trennis. Ja kuhu ma jõudsin sellega? Mitte kuskile. Võib-olla jah, mingid medalid oled võitnud, aga lõpuks on see medal lihtsalt sul seal kapi peal. Et jah. Et kas on seda väärt? Aga jah, ma nõustun ka sellega, et ikkagi sihikindlus on kaugele viiv jõud. On ka neid, kes tegelevadki lapsest saati ja ikka veel tegelevad selles suhtes. Sa ei tea kunagi, kas see on sinu spordiala või mitte, et proovima peab niikuinii. Lisaks on siin veel kirjas, et kui treener eksib eetikakoodeksi vastu, näiteks halvustamine, ebavõrdne kohtlemine, siis ta peaks ameti maha panema, aga kõikide treenerite tegevust nii kontrollida on suht võimatu. Ja PS õpin ise ka praegu treeneriks, seega tuleb väga huvitav kuulamine. Pinga jälle veel peale. Jah. Selles suhtes vähemalt hea, et sa õpid ise treeneriks, ehk sul on tundvalt rohkem kogemust ja oled kindlasti oma erialal palju professionaalsem, sest sul on reaalselt nagu, kuidas ma ütlen, nagu õpitud kogemus nii-öelda või saad need teadmised, kuidas olla hea. Ja, sa oled ise õpilane ja siis nüüd saad. Ja see on juba hea, et sa oled ise olnud õpilane ja nüüd, kui sa õpid veel nagu ma ei tea, treeneriks, siis sul on kogemus nagu mõlemast. Ja siis sa saad neid nii-öelda mustreid murda, vaata, et mis sa tunned, et kus sa neid nagu kitsaskohti nägid, et siis enda rühmal siis nagu ei saaks tekkida selliseid traumasi, et olla ise nii-öelda parem treener.
just. Ja selles suhtes nagu, kuidas ma ütlen, alati ongi see, et ole ise alati parem inimene, kui on keegi teine sinu kõrval või nagu, et noh, näiteks kui me ütleme vanemate kohta ka, et ma loodan, et ma olen üks päev parem vanem, kui näiteks, ma ei tea, oletame mu ema, mitte, mul on väga head vanemad, aga ikkagi me saame alati olla paremad. Et alati on mingid asjad, mis sind on häirinud, siis saad ju teha nii, et loodad, et üks päev sinu last sa ei häiri. Et üritage mitte ise sama reha otsa astuda. See on väga hea point. Ja lisaks veetke aega, siis nagu sul oli ka veetke aega oma treeneritega võib-olla väljaspool. Et saage nendega tuttavaks, minge välja, minge päriselt saage nagu tuttavaks. Ma tean, et alati töö juures tehakse ka seda, et inimesed nagu saaks üksteisega rohkem nagu läbi ja mõistaks paremini teineteist, siis minnaksegi välja, siis saavad inimesed ennast lõdvemaks lasta. Minge ja pange pidu või minge kinno või mida iganes. Tehke midagi toredat koos ja tutvuge üksteisega või teineteisega. Siis nii-öelda. Mingid lõbusad väljasõidud ja... Just, täpselt. Nii, kas te tahate vahepeal äkki oma lugusi rääkida? Tahad sa rääkida? Ja, no mul üks lugu oleks, et peale tantsimise ma käisin kergejõustikus mingi pea 7 aastat ja kui alguses oli ülifun vaat seal, siis mida vanemaks sain, seda rohkem ma nägin, kui keegi oli nii-öelda nagu parem sinust ja siis treener nii-öelda panustas rohkem aega temale ja siis sulle põhimõtteliselt öeldi nagu, et jookske mingi staadioni ringi ja siis minge hüpake kaugust seal kuskil taganurgas ehk põhimõtteliselt visati silma eest ära, aga samas nagu oluline oli nende jaoks see, et me käiksime trennis, sest et sealt tuli mani, vaata. Ehk siis panustasid aega kellegi teisele ja mul läks täitsa mõttes. Ei ole hullu, jätka. Et siis nad panustasid nagu või panustasid oma aega nendele, kellelt nad nägid, et võib-olla mingi tulemus saada ja siis meie teised siis tegime mingeid suvakaid asju seal, et lihtsalt trenne ära teha. Ja kui ma lõpuks nagu sain aru, et ma küll nagu liigutan ennast, aga ma ei saa piisavalt füüsilist koormust, vahet ei ole, et ma mingi 50 seal kõhulihast teen, aga see ei ole fun, ma ei taha seda teha, ja siis mu vanemad maksavad selle eest. Siis ma tahtsin trenni vahetada ja kui ma läksin treenerile ütlema seda, nüüd oli 2 tükki, tal oli abi ka seal, läksin ütlema, et ma nüüd sügisest nii-öelda ei jätka, et lähen hoopis järgmisesse trenni. Ja siis põhimõtteliselt tuligi selline Manipulatsioon. Jah, põhimõtteliselt, et oota, aga kuidas see niimoodi, et sul on nii head mingid Kaugushüpped või kõrgushüppa ja mingi kehaehitus ja pikkus, et sa oleksid ülihea sellest, aga nagu kurat, kui ma nagu trennis käisin, siis... Miks sa ei õpetanud, vaata? Miks sa panustanud aega siis sellele, et mind treenida selleks? Ja siis ma ütlesin seda ja ma sain vastuseks selle, et oota, aga sul alguses on mingi selline nagu kõrgushüppel mingi selline tugitooli positsioon, et sellepärast sa ei saagi nagu kõrgemale hüpata. Ja siis ma nagu enda peas olen nagu, et miks te siis nagu jätsite mulle selle nagu... nii-öelda nagu vea sisse vaata, et miks ta nagu välja juurin sellest, et minust nagu saaks siis keegi, et miks siis, kui ma nagu ütlen, et ma nüüd nagu lähen trennist ära, et siis te otsustate, et sa tegelikult oleksid ülihea selles, et jää ikka, ja ma oleksin sügisel sinna tagasi läinud, ma oleks ikka kuskil nurgas kaugust lihtsalt hüpanud. Ja, pigem küll, jah. No eks nemad siis tegidki seda, et nad ei viitsinud aega raisata õpilase peale, kes ei ole nagu mitte halb, aga ma mõtlen, kes ei too nii palju tulemusi. Et nad peaksid rohkem nagu aega mulle panustama, et see mingi tugituli positsioon seal hüppelt nagu välja ja saada. Nad võtavad inimesed, kellel on juba kõik suht hea, vaata, nagu ma ütlesin, osad sünnivad andega. Leiavad kohe ma selle õige. Siis jah, nõme, aga samas vähemalt suga vist ei oldud nagu karm seal või kuidas sa tunned? No veits oli ka seda, et miks sa trennist puudud ja nii, Ma tean seda õpetajat ja ma tean tegelikult, milline see inimene on. Õudne inimene, see oli see, kelle ma kogemata suusakepiga panin. Ups. Ja nagu tänu selle, et ma seal kergejõustikus käisin, vaata, et siis mul mujal oli nagu lihtsam. Jällegi see teeb sinust tänaseks selle, kes sa oled, ei võta nii võib-olla südamesse kõike, mis sul öeldakse. Lasedki ühest kõrvast sisse teisest välja. Kusjuures mõlema trenniga mul nagu
ma olen saavutanud selle, et mingil määral mul läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja, et just, võtkegi endale see, et kõik, kus meiega oldakse vastikud või karmid, need teevad meid täna selleks, kes me oleme ja me suudamegi endale selle paksu naha rohkem peale kasvatada, et me ei lasegi ennast igast pisiasjast häirida, sest tegelikult meil on nii palju seda infomüra igal pool, lihtsalt kõik räägivad midagi ja siis ongi seda, et kuidagi see oluline sealt esiteks välja eristada ja see ebaoluline mitte nagu nii-öelda taha jätta, et sa ei pane tähele seda, see on raske, seepärast kõike on liiga palju, aga kui sa kasvatadki endale paksu naha, siis sa ei panegi nagu enam tähele ja sa ei lasegi ennast häirida sellest sitast, mis su ümber on. Või kui inimene ütlebki sulle midagi halvasti, et see on oluline. Et me saamegi need kogemused, ükskõik kus sa lähed kas trenni või lähed sa tööle, sa saad endale selle ikka mingi jobu, kes on vastik suga. Keegi ikka kuskilt on. Alati on üks jobu kindlasti. Tavaliselt on neid mitu, aga nii, et mitte kusagil kedagi ei ole, seda ei ole. Isegi su unistuste töökohas või unistuste spordialas ikka keegi on vastik. see on elu osa. On tõesti. Aga selles suhtes küll su nagu nõme neist, sest nad tegelikult kasutasid lihtsalt ära, et raha saada ja täpselt sama, ma arvan, need laused olid sulle öeldi lihtsalt selleks, et sa jääks ja raha maksaks edasi, mitte selleks, et no võib-olla ma nõustun, sul on tõesti keha nagu kuradi kõrgushüppajal selles suhtes kõrge kusemisega, aga aga jah, kas sa päriselt nagu oleksid olnud kõrgushüppajal, ma ei tea, võib-olla, kui sul oleks aega panustatud. Juba väiksest peale. Ongi see, et ma räägin, peaks panustama kõigile, aga lihtsalt vaatamegi nagu, kes tahab jõuda väga-väga kaugele ja kes on lihtsalt käib, et endast vormis võib-olla hoida. Mina käisin alati trennis sellepärast pigem, et vormis hoida, tantsimas ma käisin sellepärast, et ma tahtsin kaugele jõuda. Aga ülejäänud muud trennid olid lihtsalt selleks, et ma liigutaks ennast ja vanemad olid, et tee midagi. Ja kusjuures vanemad on küll juba mingi esimesest klassist, et kuhu sinna trenni sa lähed ja miks sa tahad trenni ära lõpetada, mis sa siis teed peale kooli ja tuled istud diivanile, hakkad telekat vaatama, no go no. Ma tegin seda mingi aeg. Aga ma võtan viimase kirja. Päevan. Nii. Hei, lõpuks leidsin teema, millega kaasa rääkida. Väga äge podcast ja ponge rajult edasi. Aitäh! Oma spordialaga olen tegelenud 17 aastat ja neist viimased 8 aastat olen käinud ühes spordigrupis, mis esialgu tundus koosseisus ja treenerite poolest imeline, kuid peagi mõistsin, et see nii lilleline seal tegelikult ei olnud. Algselt häiris see, et kui andsime viisakusest treeneritele teada, kui mingil kuupäeval puudume, siis oli neil millegi tõttu vaja teada põhjust, miks me trenni minna ei saa. Mina ei ole isiklikult kunagi trenni ära jätnud sellepärast, et ma ei viitsiks sinna minna, sest miks ma muidu olen nii kaua aega selle spordialaga tegelenud ja enda vanematele lasknud suuri summasid maksta. Jesus Christ, mul keel läheb sõlme. Lisaks sellele on alati enne võistlusi või esinemisi meeletu ületreenimine. Selleks, et inimese keha taastuks ja enda jõudu maksimaalselt suudaks ära kasutada, tuleks anda endale enne etteastet võistlust vähemalt 2 päeva füüsilist puhkust. Aga meie grupil on tavaline nädalane võistlus pea iga päev 2 tundi järjest trenni teha, mis on pea iga kord tekitanud kellelegi mingi vigastuse, sinikatest peatraumadeni. Lõpetuseks ei ole mitte ühelgi minu treeneritest päris treeneri paberid, mis paneb nende treeningmeetodite eetilisuses kahtlema. Jah, üks nendest on küll läbinud mingi treeningukursuse, aga see teda tegelikult treeneriks ei tee. Sellest ajast peale, kui sinna läksin, olen ma pidanud vaevlema põlve ja randmevigastustes, seljavalude ja väiksemate luumurdude käes. Toon veel võrdluseks selle, et olen viimase 4 kuud käinud akrobaatikatreenis, mida juhendab professionaal. Olenemata sellest, et ma olen akrobaatikas teinud teatud harjutusi, mida saaks mitu tavatreenerit korduvalt ohtlikumaks pidada, siis pole mul kaasanud mitte ühtegi vigastust tänu sellele, et treener oskab seletada, demonstreerida ja aidata meil neid harjutusi teha. Kui tekib küsimusi, miks ma siiani seal käin, siis lisaks sellele, et mulle füüsiline liikumine meeldib, on mul väga head sõbrad seal. Isegi kui treeneritega läbi ei saa, siis olen alati õnnelik, et saan ägedate inimestega koos aega veeta ja enam ma õnneks ei lase ennast treeneritest nii palju mõjutada. Vot. Kus ma mõtlesin ka, et kui tal on selline kogemus, et ta on 8 aastat seal vastu pidanud, et see on omamoodi saavutus juba. Et jah, et esiteks, miks sa nii kaua seal käinud oled üldse, kui sul tegelikult ei meeldinud väga, kuigi samas ma saan aru, et sul tekivad sõbrad
ma arvan, et ma olen ka olnud isegi nii mõnikord, kus ma tunnen, et tahaks, ma ei tea, töölt ära minna või midagi muud teha või trennist ära minna, aga sul jäävad sinna sõbrad ja sellepärast sa ei suuda ära minna. Nemad nagu lähevad enda eluga edasi, aga sa jääd nagu välja. Aga siis ongi see, mõtle lõpuks, kas see annab sulle üldse midagi enam juurde, sest tegelikult sa saad sõpradega suhelda ka väljaspool trenni. Ja kui nad on õiged sõbrad, siis nad jäävad. Ongi see, jah, küsigi, kas see trenn täiustab sind kuidagi, kas see teeb sind täna paremaks inimeseks? Kas sa tunned, et sinust saab tänu sellele keegi? Võib-olla on midagi palju paremat sulle. Kuigi ma nõustun, et see treener on ebaprofessionaalne. Tal ei ole pabereid. Pabereid ka ei ole. Ja ilmselgelt nagu kahjustab oma õpilasi. Et kindlasti on see vale, sest mitte ühtegi last ei tohi kahjustada, mitte ühtegi inimest ei tohi kahjustada oma nagu treenimisharjumustega või nagu ei tohi. See ei ole okei, see ei ole normaalne. Ja ütleme nii. Ja point on selles, et kui see lapsel nagu, ma ei tea, tekibki, ma ei tea, 14-15 aastal mingi põlvetrauma, siis ta elab ju sellega terve elu ja see läheb ainult hullemaks. Ja pärast, ma ei tea, oledki sant. No ongi spordialadega selle koha peal peab ettevaatlik olema, sest et sa võidki saada endale mingi vigastuse terveks eluks. See ei pruugi olla siuke, et sa väänad jala välja ja sul on nädala pärast läinud, et see võib olla nagu ka terveks eluks. Et sa pead teadma, mida sa teed ja mida sa õpetad ja kuidas sa teed. Ma murdsin randme. Siiamaani vahest valutab. Pean sellega elama. Igatahes kallis inimene, palun tule ära, kui see tekitab sulle vaimset terrorit, vaimseid probleeme, vaimne tervis ja füüsilisi probleeme. Ja seda enam. Tule ära, sa leiad midagi nii palju paremat. Ja kui sulle meeldib seal akrobaatikas ka. Ja tal tegelikult akrobaatika nagu on. Ja. Siis käigi seal ja küll sa sealt ka endale uued sõbrad leiad. Või siis leia lihtsalt mingi muu grupp või koht, kus millega sa tegeled, siis mine kuskile mujale ja leia uued. Et selles suhtes nagu lõpuks see, mis sa sealt saad, teeb sulle elus või toob sulle elus rohkem kaasa traumasi kui positiivsust või seda, et nagu ma räägin, see medal seina peal on tegelikult lihtsalt üks medal. Kui sa sellega olümpiale ei jõua, siis ega sellest ei ole mitte midagi väga kasu. Ja ma isegi ei tea, kus minu medalid on. Props kuskil kapis lihtsalt vedada. Nagu jah, lahe võib-olla kunagi näidata kellegile, aga samas üldse ei koti, kui mulle näitab keegi medale. Ma olen nagu, nice. Tegelikult neid saab internetis tellida ka ja lasta graveerida. Jah. Ei ole midagi rasket. Oled teinud varasemalt või? Jätame selle siia. Teame küll, kus ta medalid tulid. Nii, et räägime veits sellest Kelly Sildaru ja sellest teemast või nendest praegustest olevatest teemadest. Ja siin ütlen kohe ära, need, mis me siin ütleme, on keelatud kasutada kusagil meie vastu. See, mis me siin ütleme, on meie arvamus ja seda, mis me oleme kuulnud, mitte, et me tahaks kellegi mainet kahjustada, nii et see, mis me siin nüüd räägime, on keelatud kasutada. Ja edasi räägime Kelly Sildarust ja tema isast, siis mis teie arvamused selle osas on? No mina käisin seda filmi vaatamas ja kui ma nagu selle ära vaatasin, siis minu esimene emotsioon oli see, et mul oli täiega kahju Kellyst. Sest ma olingi nagu, et see, mis ma nagu kuulsin seal, mis klipid olid sinna pandud ja kuidas see kokku oli pandud, siis minu jaoks nagu tehti Kellyle liiga. Ja minu jaoks ju käitumine ei ole okei. Mina olen nüüd see pool, kes on Kelly isa poolt, sest mina tulen perest, kus ma olen näinud seda, kui isa on karm ja ma tean, kuhu see karm on viinud lõpuks inimesed. Ja muidugi, terviseks. Muidugi on see, et ma ei ole seda Kelly filmi näinud, seda nüüd, mis tuli, ma olen seda mingit muud näinud, mis oli mingi lühem äkki, seda ma olen näinud. Ja minu jaoks on see, et mina olen Kelly isa poolt rohkem. Kelly on üliarmas inimene ise, väga tubli ja noor naisterahvas ja väga palju saavutanud, aga ta on väga palju saavutanud tänu oma isale, olen mina selle poolt. Et kui ta isa ei oleks temaga karm olnud ja teda sundinud, et tee seda, mine, ma ei tea, täna lähme sõidame sealt mäest alla ja olemegi kaua isik, kui sa ütled mulle, et sa ei jaksa rohkem, sa ikka sõidad. Sest ma räägin, Kelly oli ise nii noor
et väiksena sa ei viitsi ja sa ei tahagi väga. sa ei näe seda suurt pilti. Ja sa ei näe seda suurt pilti, aga isa võib sinus näha suurt pilti ja ollagi, et okei, ma näen, et ta sõidab hästi, aga ta lihtsalt vajab seda nagu kuidagi püsivust või seda, et ta tegeleks sellega püsivalt. Et kui ta tegeleb sellega püsivalt, see viib ta kaugele, aga see, kui ta on nagu, ma ei viitsi rohkem, kindlasti tegi Kelly isa valesti asju väga palju, ei tohi endiselt ühelgi lapsele öelda, et sa oled loll, sa oled saamatu, sa ei saa hakkama, ma vihkan sind, no go nagu, see on kindel ei, aga karm peab olema ja peabki vahepeal sundima, et me lähmegi mäele ja sa sõidadki täna, mind ei huvita, kas sa oled väsinud või mitte, sa sunnidki teda. Aga samas peab olema ka vahelduseks seda, et peab olema ka puhkepäevi. Et ei saa kogu aeg niimoodi. On ka nädalas paar puhkepäeva. Aga see, kui sa oled treeningpäeval, teed sa seda pikalt ja korralikult. Tal oligi see, et ta hästi palju ütles väga halvasti. Seda käis hästi palju läbi. No selles suhtes ega meie ei tea, kui tõene see on. Vaata, film on tehtud ka Kelly poolt, mitte Kelly isa poolt, et Kelly isa oleks ka saanud sinna midagi kaasa rääkida vist. Ja point on selles, et ma olen seda Kelly raamatut lugenud, küll aastaid tagasi, kui see välja tuli, siis ma lugesin ja viisin end sellega kurssi. Väga täpselt ei mäleta, aga samas see on ka nii-öelda tema mälestused ja see ei ole niimoodi, et see periood, millest ta räägib, on nagu aasta, vaid ongi sellest lapsepõlvest peale ja tihti mingil määral mälestused nagu negatiivsed lähevad negatiivsemaks või nagu muutuvad. Ehk siis see on nagu nii-öelda ma ütleks, et mõlemalt poolt, et ei saa öelda, et üks on süüdi või teine. Ei, seda kindlasti. Et seda ei saa tõesti öelda. Sest me ei ole seda isa poolt kuulnud tegelikult. Seega ongi, muidugi jah, lapsena sul jäävadki need traumad ja see on arusaadav, eriti kui sul ongi öeldakse sitasti, eks ju. Aga samas nagu ma ei arva, et su isa nagu seda ju meelega tahtis. Ta tegelikult lihtsalt tahtis, et sa saavutaksid midagi ja sa saavutasid tänu sellele midagi. Täna sa oled Kelly Seldaru. Täna muidu me ei teaks, kes oleks Kelly Seldaru. Tal lihtsalt ka puudus see nagu professionaalsus. Jah, ega tal vist ei olnud ka paberit. Aga nagu ongi, aga lihtsalt vaatame seda aega, et kui Kelly treenis isaga, siis me nägime tulemusi. Nüüd, kui Kelly treenib oma poissõbraga koos, me ei kuule hetkel Kelly kohta, Kelly midagi saavutanud oleks. Eks siin on juba see võrdlusmoment. Aga ma ei teagi, kas ta eesmärk on enam midagi saavutada. Aga lihtsalt see rahaline osa, miks see üldse nii suureks, siis on läinud see, et nad vist kaklevad selle raha üle, et Kelly peaks oma isale midagi maksma. Selles osas ma nõustun. Mina ütlen küll, et Kelly peaks oma isale maksma, ta isa on väga ropult palju raha sinna alla pannud. Et Kelly jõuaks üldse kusagile ja siis Kelly lihtsalt ei anna oma isale raha või nagu mingi siuke draama on olnud. Ma ei saa 100% öelda, et see nii on. Aga ma vähem nii palju, kui ma olen kuulnud, siis vist on see, et Kelly ise nõuab nagu raha välja. Samas aus ka. See oli küll seal filmis ka jah, selle kohta. Aga ma ei tea, kuidas see nüüd lõppenud on. Ei tea jah. Ja mina ütlen, et maksame isale kõik rahad tagasi, mis su isa maksnud on sinu eest, pluss mingi väikse boonusega, et ta on sind aidanud ja sind kaugele viinud ja ülejäänud jätta endale, mis sa said. See on see, kui sa nii-öelda nagu kõik need ettevõtted, mis on perefirmad ja need, et siis ja mis öeldakse vaata, et tuttavate või sõpradega ei ole mõtet mingit äri hakata ajama, et siis raha ja mingid asjad, mis viivad nagu tülli. Raha viib hukatuseni. Viib küll jah. Selles suhtes, et see on väga-väga halb. Nii et raha pärast minnakse väga palju tülli, aga sellest saame ka kunagi rohkem rääkida, mida raha teeb. Aga räägime siis ka Chichi Streetist. Bella siis väga palju tea sellest. Draama on siis olnud selle osas, et see Joel juhi või mis ta on juht või mis ta on, et ta on olnud väga vaimselt kahjustanud oma õpilasi ja tema treeneri nagu oskused on väga ebanormaalsed või ebaprofessionaalsed, et ta ei oska, ta on siuke tüüp pidi olema, et tema lihtsalt tuleb kõnnib mingi hetk, kui teised teevad tantsutrenni, kõnnib sisse ja hakkab tund aega peab loengut, kes tema on ja mis tema saavutanud on ja et kõik peavad seda tegema. Oli mingi näide, et ta viskas 10 euri aknast välja ja ta tahtis, et mingi õpilane, keegi läheks tooks selle ära ja siis ütles, et näed, mitte keegi teist ei suutnud seda ära tuua, järelikult ei ole sihikindlad või teil ei ole püsivust saavutada midagi. Et ka hästi manipuleeriv inimene ja
ja küll ma tean, et City Streetil oli see, et neil oli kohustus lugeda raamatuid. Kui nad ei lugenud raamatuid, siis neid ähvardati sellega, nad pidid veel kokkuvõtted saatma, mida nad õppisid sellest raamatust. Ja kui nad ei olnud seda teinud, siis ähvardati sellega, et sa oled 6 aega eemal, et sa ei saa tantsida. Maksid küll raha ära, aga tantsida ei saa. Või et ja kui midagi julgesid avaldada oma ausat arvamust, siis põhimõtteliselt seda karjus sa Joel näkku nii-öelda, et mida sa arvad endast ja värki-särki. Et ma lugesin seda ja see on päris julm. Levilas on eraldi veel tekste ja Eesti sellest, kui tahate ennast sellega rohkem nagu kurssi viia, et seal on hästi põhjalikult, aga selles mõttes suht julm, hästi palju vist rahadega ka skeemitati seal. No see on tüüpiline, see on igal pool selles suhtes. Et aga lihtsalt, et see Joel pidigi olema väga nagu ebameeldiv treener, selles suhtes ebaprofessionaalne. Vaimne terv pidi olema meeletu seal, et nüüd nagu tagantjärgi tulevad ainult need kes on nagu õpilased seal olnud ja ka vanad treenerid, kes on nagu olnud õpilased ja saanud treeneriks seal ja nüüd räägivad siis tagantjärgi, milline õudus see oli seal. Jeesust. Ma mõtlen, kui sa raha viskad aknast välja ja ütled, ma selle järgi lähen, siis ma nagu, et ega ma sori ei ole nagu. Asi ei ole sihikindluses, ma lihtsalt ei tee seda, mida sa ütled, sest ma ei ole sori. Jah. Igal treeneril omad viisid, kuidas midagi tõestada või ma ei tea. Aga muidugi ma tean, et seda aetakse tagasi praegu või Joel ise ajab tagasi, et ta ei ole midagi teinud ja ta on väga hea juht ja et ilma temata ei oleks üldse seda City Streeti nii-öelda või seda tantsustiili Eestisse toodud. Et selles mõttes ta on kindlasti suurt tööd teinud. Tõesti, City Street on väga, kuidas ma ütlen, tuntud. Ma isegi tahtsin kunagi minna sinna, mul tänatud vist, et ei läinud. Aga jah, see oli nagu kõva maine oli sellel. Yeah. Nii kindlasti ta panustas ja nägi vaeva, aga ära ei tohi tõusta treenerina. See oli nii tähtis. Päris raamatuid ei pea sundima lapsi lugema. Ma arvan, neil on koolis piisavalt nagu nii kohustuslikku kirjandust, et ja võiks nagu hoida eraldi neid või selles endast ei pea ka minema trenni rääkima. Nagu, et kui lahe sa ja äge oled, et nad tulid trenni, mitte sind kuulama. Nad ei maksavad veel selle eest, et sind kuulata täitsa persas. Võiks siis teha mingi eraldi vaata õhtu, et seda oli ka, seal oligi, nad olid teinud mingi eraldi, kus neil on nii-öelda koolitusi teevad siis ja siis Joel oli ka endast rääkimas käinud ja ärki-särki ja siis küll oli Ott Kiivikas ja kõik, kes seal olid käinud. Okay. Talle ikka meeldib endast rääkida. No selles ma ei oska väga palju öelda, ma räägin, ma olen ise olnud selle City Streetiga suht kaugel, mul ei ole ühtegi inimest olnud, kes oleks mulle ise sellest väga palju rääkinud, et tal on kogemus, mul ei ole kohanud veel ühtegi inimest. Aga nii palju, kui ma lugesin, siis ikkagi päris julm. Ma tean, et Mallukas teeb ka seda, kogu aeg on tal ju TikTokis videod, kus ta tantsid mingit seda kuradi tänavatantsu ja siis teeb seda Joeli maha. Nii et jah. Vot, igatahes kokkuvõtteks, mis me ütleme? Kõigil on erinevad kogemused treeneritega. Ja ma ei saa öelda, ma pooldan ühte või pooldan teist. Tuleb mõlemast aru saada lihtsalt. Ja tuleb leida kesktee või tasakaal. Kui sa ikkagi tunned, et see hakkab sulle liiga tegema ja liigselt mõjutab su vaimset tervist, siis tule ära, mine ära. Pole õige koht. Või astu enda eest välja lihtsalt. Ja igal pool ei ole nagu nii halb. Võib-olla sa pead lihtsalt enda koha leidma. Sest nagu mul oli lihtsalt super treener. Nagu ma jumaldasin oma treenereid, kes mul viimane oli tõesti nagu mega tore inimene. No näed, siis ju väga hästi. Ja minust ta ei olnud ka paberitega. Ta lihtsalt oli hea südamega inimene. Ja alati ei peagi olema paberitega. On ka väga toredaid inimesi, kes on ka ilma paberiteta väga head ja oskavad väga hästi, aga tihti lihtsalt nagu ei kuku see kõigil nii hästi välja. Aga alati ma ütlen, alati tasub nagu ikkagi rohkem koolitusi võtta. See ei jookse sul kuidagi mööda külge alla, pigem ikka sind täiendab ja sind paremaks teeb. Ja. Võt. Saad ka midagi öelda veel? Ma nõustun teiega, et siis on hästi. Jah. Aga tõmbame otsad kokku. Ma loodan, teil oli põnev kuulata. Ma loodan, et me liiga risti vastupidi ei rääkinud. Vahepeal olime, ülihalb on see. Ja teises, ei ma mõistan. Võib-olla me olimegi, aga see on nii nagu
vastavalt olukorrale. ja raske seda piiri nagu jah. me ei ole ise treenerid ka olnud, seega raske on nagu vastu hakata räigelt panema. Ma arvan, ka mina läheksin treenerina väga-väga nõudlik. Ma olen juba teiega väga nõudlik. Sa oled olnud tegelikult treener. Ja ma olen tegelikult bachata treener olnud. Ma olen küll olnud, olen bachatat õpetanud, aga ma pigem olin nagu siuke tagasihoidlik, ma lihtsalt olin tore ja armas ja toetasin. Ma ei ütlenud midagi, et ei ära tee nii ei tohi. Loll oled või? Kurdi laisk lammas, noh. Ei, seda ma ei teinud. Muslemiks ole. Jah, laisk lammas, nii et jah. Vot, aga tõmbame otsad kokku ja ütleme teile, et ütleme järgmise nädala teema ka ära. Järgmise nädala teemaks on meil siis, mis saab peale kooli lõppu või kui sa lõpetad kas põhikooli või gümnaasiumi või ülikooli, mis siis saab? Kuna te kõik lähete nüüd. Ja just sellepärast me tahamegi, et kui see osa välja tuleb sellest kooli osast nii-öelda, siis ma arvan, et hakkad juba vaikselt lõpetama. Mitte päris veel. Mitte päris. Aga lõpetamised on lähedal. Lõpp on sirgel, jah. See hirm on sees, et mis nüüd saab. Siis äkki meist on kasu natuke. Jah, anname oma nõu, kuida paremini teha. Aga teeme nii. Igatahes. Tšauki, tšau! Tšau!